Pivarootsi mõisa kõrts on Andrus Vaarikule tuttav juba lapsepõlvest peale, kui isa oli ehitanud paari kilomeetri kaugusele suvila. Siin selles majas elas meil selline suve vanaema, Liine ja Eeri elasid siin, Liine kauem kui Eeri. Ja siin me käisime piima toomas, Liinel oli lehm ja lambad ja siis pidime näitamas käima, et me ära uppunud ei ole lihtsalt. Sest meid jäeti päris vara täismelistena sinna randa, me ei tahtnud pioneerilaagrisse väga minna ja vanemad usaldasid ja praegusel ajal see on vist natuke politsei kutsutakse kohe siukestele vanematele, aga kui Liine suri, see oli siuke emotsionaalne ost, mõtlesin, et ma ostan selle ära. See oli aastatuhande vahetusel. Ülle Vaarik, mu laste ema, kellega me olime jälle aastaid pärast lahutust suurteks sõpradeks saanud, siis tema võttis nagu selle maja elukõlblikuks tegemise enda peale ja see on enam ei olnud tema töö ja vaev ja nüüd on see mu kodu ja päris kodu, ma olengi siin. Talvel ka? Ja talvel ka ja ma jäin koroona ajal siia, sest elu ju seiskus, eriti meiesugustel meelelahutajatel. Siis oli Andrus veel linnateatri palgal, aga Ingomar Vihmar kutsus Pärnu Endlasse ja nii ta siia Läänemaale jäigi. Maja on suur, oma 42 meetrit pikk. Sinised aknaraamid on siin kogu aeg olnud, sest kõrts pidi ju silmatorkav olema. Öeldakse, et sinine on venelaste värv, eks vanasti. Venelastel on sinised aknaraamid, aga siin nariti ka küla peal vist, aga ei hoolinud Liine ja Eeri, sellest ei hooli mina ka mitte üks raas ja see natuke siuke vahemereline hõng meeldib mulle kangesti. Kõik loomad on Andruse koju sattunud. Tegelikult tütar Marta võetud, kuid nüüd Andruse juures elav koer Eeva on talle kõige püsivam sõber. Veedame koos aega rohkem kui kellegi teisega. Tema minuga ja mina temaga. Koroona ajal oli ta ikkagi suureks toeks. Ta on küll väga probleemne koer. All on mingi siuke geneetiline dissonants sees. Ei ole nagu retseptsiooni. Ta on küll natuke koolitust saanud, aga ta ei võtnud hariduse omandamist tõsiselt. Ta tegi tagumises reas koerus seal koolis peamiselt. Ta on ristand, juhuslik ristand 2 tõust. Ta ema on bullterrier ja isa on laika. Laika instinktid viivad teda metsa jahiretkele, nii et kõik muu ununeb. Ta jookseb must mööda. Ta ei pane tähele ka mind. Ma võin röökida ennast tumesiniseks, aga ta ei reageeri käsklustele absoluutselt. Ja siis ta ronib kaissu ja ta on kõige armsam ja siis avalduvad temas bullterrieri need kõige siuksed empaatilisemad ja südamlikumad tunnused. Nii et ta on olemuslikult skisofreeniklik. Ta ise on väga õnnelik minu meelest. Aga te klapite hästi? Ja, klapime väga hästi, sest kes meist normaalne on ausalt öelda. Aga ta on armas ikka ja iga loom, mille sa võtad natukese aja pärast, on ta sinu loom ja mulle kingiti merisiga kunagi, ma mäletan. Kui ma seda koju tõin, nagu see viska ju kingitus prügikasti, siis ema karjus õudusest niimoodi, ma mäletan, see oli ikka tõesti keskkooli ajal kuskil ja 3 päeva pärast oli juba ta süles, oli minu rotte. Erinevatel andmetel 180–250 aastat vana kõrtsimaja kohendamisel on lage soojustatud, aknad vahetatud, õhksoojuspump paigaldatud, kaminahi ehitatud, vesi ja kanalisatsioon sisse pandud. Aga kõikides tubades talvel siiski elada ei saa. Nüüd see suure kööktoa asemel oli varem palju väikeseid tube. Ülle lubab öelda, et kraapis selle põrandalt ära 52 kihti värvi. Raamaturiiul on bibliomaanist Andruse enese tehtud. Ma ei jää magama, kui mul ei ole raamatut käes. Mõnel pool ei lubata koera diivanile ja siin ta käib lausa ninade vahel, jah? No aga tema on peremees ju. See on selge ju. Sul on ilmselt selge juba selle peale, et tema on karja ju. Laikad ju laulavad. Ja, vaat niimoodi. Ja. Ega ma ei loe teda ju, ma ei tea, mis see tähendab ka, et ta laulab. Eelmine peremees Eeri oli paadimeister. Siin on veel Eeri tööriistad, mis alles jäid siia ja siin tal oli, ma ei tea, kas see on mingi kingsepa värk veel vist siin, mis ta teinud on. Andrus on hoidnud maja enam-vähem sellisena, nagu ta oli.
ärge te jumala pärast seda maha lõhkuge ja ärge katke seda betoniidi või krohviga. Rikkad maksavad miljoneid selle eest, et sisekujundajad neile teeksid sellise faktuuri lakke või seina, kullainas. Las ta olla siuke natuke räpane ja natuke siuke, no ja kui me peame siin loomi ka kogu aeg, ega meil toas jalast ära ei võeta, nii et ja noh, ma võin ju duši all ikka ennast puhtaks pesta ja kui väga ära määrdun siin kodus. Aga duširuum koos WC-ga on eriline, kahelt poolt ligipääsetav ja mitte lukustatav. Selle järgi saad aru, et keegi on sees. Sa ei näe küll, mis ta teeb sealt, eks see inimene niimoodi, aga selle järgi ja kui tuli on kustu, siis võib ukse lahti teha ja sisse minna. Kui kellelgi on kiire ihuhäda, siis mul on seal üks kuiv käimine ka tekkinud. Ma duši all olen samal ajal. Nüüd me oleme siis kõrtsutoas. See on kõrtsituba ja siin nad siis Pivarotsi mõisas aetud viina müüsid ja eks see oli mõisa oma. Ja siis oli kõrtsmik, kes seda rentis. Aga siin on näha, siin on kõrtsiluuk on isegi. Põhiliselt see kõrts teenindas Kuressaare Pärnu taliteel sõitjaid. Ma arvan, et Kuressaarest siia üle Rame lahe, üle jää oli vist umbes päevateekond ja siit üle Soode siis Pärnu poole minna oli siis teine päev. Ma usun reega päevaga 60-70 kilti, vist jõukohane. Kõrtsitoas on paras koht ülisuurele Jaak Arro Kunstiakadeemia lõputööle nimega Jaanipäev. Eesukse kõrval aga tervitab sisenejat Epp-Maria Kokamägi portree Andrusest Skapääni rollis, mida ta mängis kohe pärast lavakooli lõppu. See on rippunud näitusel isegi Tretjakovi galeriis, ütles Epp mulle. Tal oli isikunäitus seal ja see on seal üleval olnud omal ajal. Praegu on Andruse järgmine töö taas Pärnu teatris lavastada inglise situatsioonikomöödia Michael Cooney Rahauputus, mille ta kord 24 aastat tagasi juba Draamateatris lavale tõi.